Kõige suurem allergeen meie kodudes on tolm ja selles pesitsevad kodutolmulestad. Paljunemiseks vajavad lestad niiskust üle 50% ja temperatuuri 10–30 kraadi ning toiduks inimnahast eraldunud kõõma. Head elutingimused leiavad nad voodiriietes ja madratsis, aga ka mujal pehmes mööblis, sisustustekstiilides ning pehmetes mänguasjades. Lesti leidub ka puhtaimas kodus. 1 gramm madratsitolmu võib sisaldada 15 000 lesta. Allergikule võivad lestaeritised, surnud lestade osised, osutuda tugevaks allergeeniks, põhjustades allergiahaigusi nagu allergilist nohu, astmat, silmapõletikku või atoopilise nahapõletiku ägenemist. Madratsitesse kogunev peentolm koosneb peamiselt inimnaha osakestest, tekstiilikiududest ja muust orgaanilisest materjalist, mis võib olla soodne toitekeskkond mikroorganismidele. Kui sellele lisandub kõrge õhuniiskus, mis näiteks on üle 60% ja soojus, tekib ideaalne keskkond hallitusseente, sealhulgas musta hallituse arenguks. Hallituse eosed võivad süvendada allergilisi haigusi, astmat ning põhjustada hingamisteede ärritust. Regulaarne madratsite süvapuhastus ja hea ventilatsioon ning niiskustaseme kontroll aitavad hallituse teket ennetada. Teadusuuringud kinnitavad, et kodutolmulestade arvu vähendamiseks on oluline regulaarne sügavpuhastav koristus. Tavaline tolmuimeja ei pruugi piisata, sest see võib tolmuosakesi ja allergeene tagasi õhku paisata. Seetõttu on soovitatav kasutada HEPA-filtriga tolmuimejat, tolmuleste vastaseid tolmuimejaid ja aurupuhastusseadmeid, madratsi ja polstri puhastusseadmeid.